Mina olen Tõnis Sernah Unified Postist ja mul on rõõm tervitada Gert Auväärti RIA küberturvalisuse keskusest. Aga ennem kui alustame, siis mõni sõda ka korralduslikust poolest. Tänast webinari me salvestame ja hiljem ma jagan teile ka juba videolinki e-posti teel. Küsimusi saab esitada, on niisugune koht nagu Questions tab, kirjutage sinna julgelt ja küsimustele vastame pärast webinari. Nii, ja saamegi nüüd alustada. Millest me siis täna lähemalt räägime? Esmalt Gert annab ülevaate Eesti küberruumi olukorrast ja räägib ka lähemalt, millised on hetkel levinumad küberpettuste skeemid. Ning siis räägin juba mina, kuidas e-arved kaitsevad teie ettevõtet ja lühidalt ka tööriistadest, mida Unified Post pakub. Ja nüüd annangi sõna üle meie külalisele, kes hakkab rääkima lähemalt põnevatel teemadel. Tervist ka minu poolt, suur aitäh kuulamast, vaatamast ja hea meel, et tunnete huvi infoturbe vastu laiemalt. See on RIA-le, Riigi Infosüsteemi Ametile väga oluline ja mina olengi siis nii-öelda kahe mütsiga, esiteks RIA peadirektori asetäitja, teiseks siis RIA küberturvalisuse keskuse juht. Palun järgmine slaid. Eelmine slaid. Kaks tükki läks üle, vabandust. Nüüd on õige. Ehk et hea meelega alustaks sellest, et annaks teile väikese ülevaate, mis siis Eestis ja küberruumis laiemalt on toimunud. Ja teie ees hetkel ekraanil on siis slaid, mis kajastab käesolevat aastat ehk aastat 2025 praeguse seisuga ehk siis oktoobrikuu seisuga. Et mis on toimunud Eesti küberruumis ja millest on RIA-t ja CTE-d informeeritud ja millised intsidendid on aset leidnud. See nii-öelda pirukas, mis teil siin paremal on, kus on näha, et on toimunud 7288 intsidenti, on siis jagatud eri lõikudeks, kus on siis käsitletud, millega kõige rohkem on tulnud rinda pista. Ja ma kõigepealt võib-olla räägingi mõned mõisted lahti, et mis asi see intsident on. Need intsidendid antud juhul on siis mõjuga intsidendid. Ja mõjuga intsident maakeeli tähendab seda, et pahalane, üldjuhul siis küberkurjategija, aga ka vaenulik eriteenistus ja muud keerulisemad kaasused on seadnud endale mingisuguse eesmärgi. Ja selle eesmärgi on ta siis ka kas terviklikult või osaliselt saavutanud. Ja see number peegeldab siis seda. Ja mida see tähendab saavutanud? See tähendab seda, et ta on saanud näha midagi, mida ta ei peaks saama näha. Ta on saanud alla laadida andmeid, mida ta ei peaks saama alla laadida. Ta on saanud takistada või tõlkestada mõne teenuse infosüsteemi veebilehe toimimist, mida ta ei peaks saama takistada. Ta on saanud varastada andmeid või siis reaalselt juba raha, mida samuti ta ei peaks saama teha, või muud taolist negatiivset mõju omavat sündmust läbi viia. Need on need mõjuga intsidendid. Ja kui küsida nüüd statistiliselt, kui palju neid tegelikult on, siis eelmise aasta 2024 statistika puhul umbes iga 10 nendest intsidentidest, mida RIA-s registreeriti, iga 10 omas mõju. Et 9 juhul 10 suutis inimene ise, ettevõtte ise või siis koostöös riigi või CERD-iga suudeti see mõju ära hoida, aga 1 juhul 10 mitte ja see jooksis siis siia statistikasse sisse. See number oleks oluliselt väiksem, kui ma lõikaksin sealt ära need pettused ja õngitsused. Me räägiksime hetkel 7000 asemel kohe kusagil ainult 2500. Me oleme otsustanud analüütilise vaate poolest seda mitte teha, sest mis on selle õngitsuse esimene mõte, on kätte saada see teie kasutajanimi, parool ja pettuse puhul siis juba ka jõuda teie andmete ja reaalselt rahani. Ja nende mõjudega me peame tegelema, see on kasvavas negatiivses trendis ja tihtipeale siis just need õngitsusega kätte saadud paroolid, salasõnad on esimeseks sammuks järgmise tõsisemat mõju omava intsidendi puhul, sestap me neid ka siis loeme ja käsitleme. Kõik andmed, mis siin nendes väiksemates lõikudes on, ei ole korrektsed, eriti näiteks lunavara kaasused ja seda miks mitte on see, et lunavara puhul
Eesti ettevõtete poolt lihtsalt alati ei teavitata, ei politseid ega RIA-t, tegeletakse ise olukorraga või ka makstakse kurjategijatele ja see info ei jõua alati meieni. Riigi puhul ja kriitilises infrastruktuuris tegutsevate ettevõtete puhul jõuab see info meile, kõigi muude ettevõtete puhul mitte. Me ise väga tervitame seda, et sellest ka teavitatakse, mõned tootmisettevõtted seda möödunud aastate jooksul on ka teinud ja ka perearstikeskusi, kes on teavitanud, et on selle ründe ohvriks langenud. Aga üldiselt me ei ole selle negatiivse trendiga, et intsidente on rohkem üksi, me ei eksisteeri küberruumis üksi, samad asjad toimuvad Lätis, samad asjad toimuvad Leedus, Soomes, Saksamaal, Ameerika Ühendriikides ja kõigi nende riikide, keda ma just nimetasin, küberturvalisuskeskuste ja CERT-idega oleme me ka aktiivses suhtluses, kuna tihtipeale on meil need vaenlased, pahalased ühed ja samad ja küberruumis me ei pea toimetama üksi, vaid peame teineteisega suhtlema ja kui üks leiab lahenduseks, saab seda jagada ka teistega, et ei pea alati jalgratast leiutama. Nagu öeldud, enamasti püütakse kätte jõuda ikkagist, ütleme, et see vaenulike eriteenistuste ja siis väga selliste baasasilike rünnete osakaal on väiksem, kui võrrelda seda siis ikkagist klassikalise küberkuritegevusega, millega igapäevaselt tegeleb aktiivselt PPA, kes teeb väga tänuväärset tööd selle osas, et neid kurjategijaid tõkestada, takistada ja ka kinni püüda ja siis vastavalt menetlusse anda. Aga see on kasvav turg, kui võrrelda neid numbreid, siis kui küberkuritegevus oleks riik, siis ta oleks maailmas suuruselt 3. riik USA ja Hiina järel. Need numbrid on lihtsalt sedavõrd suureks läinud. Ma palun minna järgmisele slaidile. Need on siis konkreetsed PPA andmed, mis teil hetkel ees ekraanil on. Siin on näha tulpadena aastad 2023, 2024 ja nüüd siis 2025 esimese 9 kuu seisuga. Ja taga on siis ka kahjusummad ja need on ainult need summad, mis on PPA-le teavitatud, ehk et ettevõtte või eraisik on selle, siin puhul ettevõtte, selle kahju kandnud ja on sellest ka teavitanud. Nagu ma eelmise slaidi puhul ütlesin, alati ei teavitata, ehk see on tegelikult jäämäe pealine tipp, see on see, mida riik teab. Aga Eesti on küll väike riik, aga kui vaadata neid numbreid, siis see on ikkagist tegelikult märkimisväärne. Ja need on nüüd siis konkreetselt ainult see üks liik, et need konkreetsed pettused. Siin on olnud nädalaid, kus on ühe nädala jooksul sadades tuhandetes olnud see kahju ja see tegelik kogu kahju, mis siis oli erinevate interneti kaudu tehtud pettuste, küberrünnete, kõigi muude intsidentiliigidega ka oli siis möödunud aastal oli number, millest PPA rääkis, oli 8 miljonit eraisikud ja circa 60 miljonit siis ettevõtete kohta. Aga see on nüüd see üks liik, ehk see, millest me täna siin konkreetselt räägime. Lähme palun järgmisele slaidile. Ja nüüd siis juba konkreetsete arvepettused, et milles see seisneb. Füüsiliselt seisnebki selles, et ettevõtte või asutus saab siis koostööpartnerilt justkui arve. Ehk te olete selle teise ettevõttega ärilises suhtes, võib-olla tunnete teda juba pikalt. Ja see on teie jaoks tavaline protseduur, tavaline protsess, et teatud hetkel oletame siis oktoobrikuus igal aastal, te tasute sellele partnerile arve nende teenuste eest, mida ta on teile osutanud aasta vältel. Ja milles see arvepettus seisneb, on, et see arve, mis on teile saadetud, ei ole tegelikult korrektne, selle on tegelikult saatnud teile petturid või kurjategijad, see sihitud rünne, see on enne tehtud põhjalik taustatöö, uuring, teatakse, et teie ja see teine ettevõte olete suhtes, ärilises suhtes, teatakse, millega te tegelete ja üsna tihti on selle põhjuseks olnud siis ka teie e-maili, kas teie või teie partneri e-maili või e-posti konto on kompromiteeritud. Mida see tähendab? Tähendab seda, et selle sama õngitsuse ründe kaudu olete kas teie või mõni teie töötaja andnud ära salasõna ja kasutajatunnuse ja see, kes on sisse loginud, kas siis teie kontole või siis teie partneri, kes te seda arvet esitab, emba-kumba pidi, mõlemad pidi on neid pettusid aset leidnud, saab saata selle teie nime alt
või siis teile saadetakse nii, et esitletakse justkui ennast teie partnerina, aga tegelikult on tegemist kurjategijatega. Ja need samad ründed on kahjuks edukad. Möödunud aasta lõpul seda kutsutakse inglise keeles terminiga business email compromise. Ja kui ennem oligi see sama lunavara, millest ma põgusalt rääkisin, nagu ransomware kõige levinum see ettevõtete suunane rünne, siis tegelikult nüüd on see skeem, et business email compromise on oluliselt levinum. Ja miks ta on teile keeruline? Palun järgmine slaid. Ta on keeruline sellepärast, et ei saa aru, et see on võlts, kuna see tulebki teile koostööpartnerilt see meil. See ei ole võlts e-maili aadress, kus ta tuleb. See on korrektne teie partneri e-mail või siis kui vastupidaselt teie partner saab justkui teilt selle meili, millega see arve on saadetud, sest see pahalane on teie mailboxis sees. Ja teinekord istub ta seal vaikselt sees 3 kuud, 6 kuud, jälgib teie käitumist, jälgib teie kirjavahetust ja ootab, millal siis saata, kas teie nimel või vastupidi, teile tuleb selle sama arve. Ja ainukene muudatus, ainukene see punane lipuke, mis võiks püsti minna, mis võiks teile siit praegu minu loengust meelde jääda, on see, et seal kindlasti on moment, kus öeldakse, et panga andmed on muutunud. Kõik muu on täpselt sama, endiselt olen see teie partner, endiselt saate oma kauba, tarneaeg ei ole muutunud, kõik tingimused on samad, aga meie liikusime ära sellest ühest pangast nüüd teise ja palun kandke sinna. Ja kahjuks on Eestis ettevõtted seda mitte märganud ja need maksed ka teostanud ja sellest rahast ühtlasi ka ilma jäänud. PPA on suutnud osade menetlustega koostöös pankadega mõned maksed peatada, aga protsentuaalselt on see number väike, me isegi ei ütle teile konkreetset protsenti. Mis siis edasi juhtub, on see, et teie partner kas siis nädala pärast või 2 nädala pärast olenevalt tema likviidsusest võtab teie ühendust, et väga tore, kaup on käes, millal tasute ja teie vastate, et aga ma ju juba tasusin. Tegelikult tasusite kellelegi kolmandale ja see intsident on juba aset leidnud. Järgmine slaid, palun. Ja siin on siis konkreetsed näited, kus siis Eestist on ettevõtte kandnud 170 000 eurot ettevõtte kontrolli all olevale kontole ja samamoodi see meilikonto oli kompromiteeritud, see tähendab, et pahalane sai vabalt selle sama ettevõtte meili alt saata meile, kõigepealt jälgida, oodata ära see hetk, millal see tuleb ja siis antud kaasuse puhul oli siis kompromiteerimine toimunud välismaal ehk selle välismaise partneriga. See partner saatiski siis Eesti ettevõttele arve, Eesti ettevõtte tasus ilusti ära, kuna see oli pikaaegne partner, kelle kaupa alati saadigi, kellele arveid alati tasuti ja seda raha rohkem nähtud ei ole. Ja teine kaasus näide siin on siis riigile kuuluva ettevõtte puhul, kus siis arve nägi välja nagu ehtne ja summa oli korrektne, kontonumber oli muudetud, jõuti kanda ära 30 000 ja kui maksekinnitust paluti, siis saadi aru, et ei ole toimunud. Kolmas näide jaemüügi ettevõttega, kus oli taas justkui partnerite arve, aga ja et kuna rekvisiidid ei olnud korrektsed, siis paluti meid korrektseid ja seejärel ikkagi läks see läbi, aga kahtluse sisse võeti ühendust ja siis selle kaasuse puhul pank jõudis siis tehingu peatada, nii et sellest rahast ei jäädud ilma. Ja nüüd kõige viimane on siis täiesti uhjusnäide eelmist nädalast, kus siis ühe mööbliettevõtte töötaja meilikonto võeti petturite poolt üle ja saadeti võltsitud arve. Ja petturid olid siis jälginud seda vestlust mitu kuud, loonud postkasti reeglid, millega siis kõik selle pettusega seotud kirjad liikusid eraldi kausta. Ja tegelikult siis kasutajal ei olnud mingit aimdust, et see postkast on üle võetud ja klient teostas siis selle võltsarve alusel 10 000 euro väärtuses makseid välisriigi panka. Need näited toimuvad Eestis käesoleval aastal ja leiavad aset kogu aeg ja on kasvutrendis. Et see, millest ma räägin, ei ole teoreetiline oht, vaid on oht, millega siis PPA ja RIA andmetel Eesti ettevõtted peavad nii-öelda
vaeva nägema sisuliselt iganädalaselt, igapäevaselt. Lähme järgmise slaidi juurde. Palun. Ja siis, mida see saab teha, kui see olukord on selline keeruline, mis on siis need sammud, mida saab võtta. Esiteks ongi see sama asi, mida me siin teiega praegu teeme, tõsta teadlikkust. Ja seda sama teadlikkust palun teil siis, kes te kõik kuulate ja vaatate, viia edasi enda ettevõtete sees ja ka enda pereringis. Et selline asi on see uus reaalsus, milles me opereerime, et me ei pea mitte ainult kontrollima seda, et kui me koju tuleme, et me paneme ilusti kinni kodu ukse ja sulgeme auto puldist, vaid me peame sama valvsad olema ka küberruumis toimetades ja et seda laadi kuriteoliik on tugevas kasvutrendis. Te kuulete, näete seda meedias, uudistest, nii ehk naa. Ja siis teine asi, mis on siis RIA väga tungiv soovitus on, panna paika plaan, panna paika protseduur, kuidas teie ettevõtte arveid maksab ja kinnitab, mis reeglid teil sisemiselt selleks seatud on. Ja sellest plaanist mitte kõrvale kalduda ka erandjuhtudel, et te käituksite oma kokkulepitud reeglite alusel. Olgu selleks siis, ma ei tea, ID-kaardiga kinnitamine sisemiselt, olgu selleks siis konkreetne telefonikõne ettevõtte juhi ja selle isiku vahel, olgu selleks siis mis iganes teie välja mõtlete, mis teie ettevõttele sobiv plaan on, aga teil peab olema mingi protseduur, millest te lähtute, kui te jõuate arvete tasumiseni. Kui on kahtlus, et on mingi viga aset leidnud või midagi on imelik, siis koheselt peab olema teil see õige kontaktisik teada pangast, number telefonis, email, postkastis, kellega ühendust võtta ja teatada kiirkorras. See on aidanud mitmel korral Eesti ettevõtteid, kuna muudes Euroopa riikides ja mujal on rohkem riigipühasid, rohkem pangapühasid ja aeg-ajalt on päästnud see, et välisriigis olev pank on olnud pangapühal. See makse ei ole, on senikaua ooterežiimis olnud ja Eesti Pank on jõudnud tagasi tõmmata makse, kui on see kahtluse moment olnud. Ja teine on loomulikult siis sama protsess peab olema paigas teie nende koostööpartneritega, et teil kõigil on need ettevõtted, kellega te teete siis regulaarset koostööd, leppige ka nendega see protsess kokku, et kui on mingigi muudatus, siis iga kord muudatusi me kinnitame üle vot sellisel viisil ja kujul. Ja kui seda ei ole järgitud, siis te muudatusega kaasa ei lähe ja ei saada sinna muudatud sellele, vaid ütlete, et kõigepealt lepime kokku. Ja siis seda saab teha ka klassikaliselt nende telefoninumbrite ja nende kontaktide kaudu, millega te selle ettevõttega suhtlete. Ärge jääge kinni kindlasti sellesse numbrisse, mis selle arve peal on. Ka see võib olla võlts ja ka sealt poolt vastuvõttev inimene võib olla fake, et mitte õige. Ehk et teil peavad olema endal ettevõttel selle partneriga kokku lepitud. Teil on ju koostöö kohtumised, olgu need siis Teamsis või koha peal, Eestis või välismaal. Vot nende kohtumiste raames leppige täpselt kokku, kuidas te arvetate ja millised reeglid te sellele kehtestate ja et kui on muudatused, kuidas muudatused kokku lepitakse ja läbi viiakse. Ennem ärge kindlasti rahaliselt kuskile kandke. Lähme edasi, palun. Ja mida siis veel teha on hoida ennast regulaarselt kursis nende ohtudega. RIA peab regulaarselt blogi, meil on kuu kokkuvõtted, meil on tegelikult ka 24 tundi küberruumis, iga hommik tuleb meil, hetkel saab umbes 3000 Eesti inimest, kes on palunud selle meili iga hommikul, mis on toimunud viimase 24 tunniga. Pluss siis operatiivselt teavitame ka sotsiaalmeedias ja kord aastas anname välja aastaraamatut, kus me avatult nendest kaasustest räägime. Kõik need asjad on ka RIA veebis olemas ja me teeme ka konkreetseid avalikkuse teavituskampaaniaid, millest üks on käimas nüüd, kui te olete linna peal näinud neid RIA erinevaid plakateid või kuulnud seda raadios või näinud seda veebis või teles, siis hetkel on meil just ettevõtjatele suunatud kampaania taas, viimati oli 18 kuud tagasi, hetkel algas just, et see sama eesmärk ja see kõik, mida ma teile praegu rääkisin, on kirjas ka itvaatlik.ee kodulehel, mis on siis RIA allatav parimate praktikate koduleht, kus me siis räägime, just anname need konkreetsed näpunäited, mida teha. Mitte ainult ei räägi ohtudest, vaid ütleme ka, mida selle tarbeks teha, et ennast selle eest paremini kaitsta. Et see on lühidalt see, mida ma just sellel spetsiifiliselt konkreetsel teemal teile räägin. Kindlasti on teemasid palju ja veel. www.ria.ee või siis itvaatlik.ee saate alati saata meile küsimusi, päringuid ja hea meelega vastame ja proovime aidata.
sellega omalt poolt lühidalt lõpetame, aga hea meelega lõpus valmis ka küsimusteks. Suured tänud, Gert, huvitava ülevaate eest. Sellega seoses tuletangi meelde osalejatele, et küsimusi saab meil esitada. Ka koht on see nagu questions tab ja küsimustele vastame webinari lõpus. Gert andis teile nüüd päris palju mõtteid, kuidas oma ettevõtet kaitsta. Mina räägin nüüd lähemalt, kuidas saate e-arvete abil oma ettevõtet kaitsta ja mis aitab välistada 2 suurt riskikohta, milleks on siis PDF-arved ja e-mailid. Miks on e-arve turvalisem võrreldes PDF-arvega? Kui operaatorite vahel liiguvad e-arved alati turvalises ja jälgitavas kanalis. Ja e-arve liigub otse tarkvarasse ja seda automaagiliselt. Ja tuletan meelde, et e-arveid ei saadeta e-posti teel. Seda on küsitud. Jah, seda saab teha, aga sellisel juhul see e-arve ei ole samuti turvaline, sest seda võib-olla samamoodi muudetud. Ja lisaks tekib ka küsimus, kas teie partner aktsepteerib sellist e-maili teel saadetud e-arvet. Seda siis tema ettevõtte turvanõuete pärast. Ja lisaks võib tekkida muidugi ka olukord see, et vastaspoolel on vaja hakata seda e-arvet töötlema endale sobivasse formaati ning lõpuks seda manuaalselt eksportima oma tarkvarasse. Et siis lühidalt mugav ja turvaline see lahendus ei ole. Mööda turvalisi operaatori kanaleid pidi saadetud e-arvet saab alati usaldada, sest need ei ole võltsitud. E-arved, mis liiguvad e-operaatori kaudu, siis nende puhul on garanteeritud nii arve päritolu kui ka turvalisus. Ja lisaks tuleb arvesse võtta, et e-arvetega kaasnevad lisaks turvalisusele ka muud hüved. Kõige lihtsam näide on see, et sama arvet ei pea sisestama korduvalt ja sellega kaovad ära ka inimlikud vead. Ja kuna e-arvet ei pea käsitsi sisestama, siis sellega kaasneb teie ettevõttele ajavõit. Lisaks e-arvetega on tihti kaasas metainfot, mida PDF-arvel pole. Ja selle metainfo abil on võimalik seadistada oma finantstarkvarasse erinevaid automaatseid konteerimismalle, aga ka arvete kontrolle. Toon näite, metainfot edastavad näiteks kütusemüüjad, kütusekaardi numbreid. Ja selle abil on ju palju lihtsam arveid kiiremalt ja mugavamalt menetleda. Ja suur asi on ka see, et e-arved ei kao ära. Kui e-postide teele saadetakse e-arveid, siis need võivad ära kaduda kas teie kolleegi, kes on puhkusel või töölt lahkunud kirjakasti, aga võib sattuda ka rämpsposti filtrisse. Ja mis on ka oluline, on see, et arvete menetlusaeg lüheneb, kuna arve jõuab ju kiiremini arvete menetlusprotsessi. Nii, aeg hakkab väikselt siin pigistama, üritame teha natuke kiiremini. Siin ma äkki tooksingi välja võib-olla sellised olulisemad punktid, et kindlasti registreerige ennast e-arve vastuvõtjaks ja julgustage oma partnerid sama tegema. Sest nagu me teame, raamatupidamise seaduse muudatus, mis hakkas kehtima selle aasta suvel, annab õiguse nõuda oma ettevõttele, oma tarnijatelt e-arveid. Ja kindlasti soovitus võimalusel vältige arvekanalina e-posti, seda siis nii saatmisel kui ka vastuvõtmisel. Ja nagu eelrääkija rääkis, siis koostöös oma finantstarkvara pakkujaga looge endale arvete valideerimise reeglid ja arvete kinnitamise reeglid. Nii, ja viimane slaid. Tööriistadest siis lähemalt, et kui Unified Post pakub arvete lahendusi, siis meil on olemas nende lahendused nii väikestele, keskmistele kui ka suurematele klientidele. Kuna suurematel ja tihti ka keskmistel klientidel on vajadused tihti spetsiifilised, siis ma julgustan teid minuga otse ühendust võtma. Vestlen teiega üks ühele ja leiame sobiva lahenduse või küsimuse mõnele teie vastusele. Aga kes kuulajatest on väiksemast ettevõttest,
siis teie jaoks on meil olemas selline asi nagu valmis lahenduse näol BankUpi nimeline veebilahendus. Seal saab e-arveid vastu võtta ja sealt kaudu saab ka neid e-arveid saata. Ja selle kohta tegelikult on meil olemas väikene demo video, mis on leitav meie BankUp Eesti YouTube kanalil ja ka selle ma edastan teile lingina pärast tänast webinari, kui ma saadan teile webinari salvestuse. Nii, aitäh ja vaatame nüüd üle saabunud küsimused. Panen siit selle slideshow kinni. Moment. Nii. Ops. Küsimus Gerdile. Mis on peamine ja tähtsaim protsessi soovitus ettevõttes kasutusele võtta arvete kaaperdamise peatamiseks? Väga hea küsimus, aitäh. Et kõige olulisem on nende pettuste puhul on alati juures see ajakriitilisuse element. Kohe, kui te näete, et selle arve ja kogu selle jutuga justkui on kiire, see moment juures, see võiks teil esimese selle häirekella püsti lüüa, et ma ju tegelikult selle ettevõttega arveldan ja toimetan juba pikka aega, eriti kui see ei ole uus partner, vaid pikaaegne lepinguline partner, siis tegelikult ei saa olla miskit, mis tähendab ühesõnaga, see võiks lüüa teil häirekella püsti. Ja see protsess ongi see, mille te saate siis, mina soovitan selle kokku leppida just selle sama ettevõttega kohtudes ja neid samu lepingutingimusi ja kõike muud kokku leppides, et kas selleks ongi siis konkreetne videokõne Teamsis selles samas kanalis, millega te muidu kogu aeg kõike muud selle tootega seonduvat ja tarnega seonduvat ja logistikaga seonduvat olete suhelnud, et seal üle rääkida, et kuulge, excuse me, et ma sain teilt sellise meili, ja paluda, et te enam ei ole, ütlen kaks suvalist panka, et enam ei ole Unicredit-panga klient ja nüüd olete BNP Paribas klient, mis iganes Euroopa riigis, et kas see on tõsi, et kas tõesti te vahetasite, et kas te päriselt soovite, et me enam ei arveldaks nii, nagu me seni kogu aeg oleme teiega arveldanud, vaid soovite, et nüüd see on see uus kokkulepitud pank, kokkulepitud konto, mille kaudu teeme. Kui saate sealt selle kinnituse nendelt samadelt inimestelt, kelle puhul teil ei ole põhjust kahelda, et need ongi need inimesed, kellega me seni oleme asja ajanud, siis see on näiteks üks näide protsessist, et teil on see kokku lepitud, et sel viisil me teeme seda kas füüsilise kohtumisena, Teamsi kohtumisena või muul viisil, kus me oleme. Kindlasti ei tasu jääda, nagu ma ütlesin, see ohumoment on see, et osavamad pahalased ongi selle võltskonto ka tekitanud sinna, võlts telefoninumbri, võlts e-maili aadressi asja ja kui te sinna kirjutate, helistate, te ei suhte enam oma partneriga, vaid te suhtlete nendega, kes üritavad teilt seda raha ära varastada. Et ühesõnaga, see on see üks protsess. Teine protsess on see, just see raamatupidamispettuse puhul, mitte niivõrd klassikalise arve, vaid raamatupidamispettuse puhul, kui teie saate justkui oma juhilt, ettevõtte CEO-lt saate kirja tegevjuhilt, et ma olen ise hetkel, ma ei tea, Soomes tehases või kus iganes ja ma ei saa praegu tulla kuskile majale, aga saada see, maksa see arve praegu ära, siis selle puhul ka ei peaks selle ühe meili puhul kindlasti tegutsema. Vähemalt, kui te olete sellise meili saanud, oleks vaja üle helistada sellele samale juhile ja öelda, kuule, mulle tuli see meil vabandust, et ma siin nüüd segan, aga ma kontrollin üle, kas see ikka olid sina, kes mulle praegu sellise korralduse andis. Juba see võib teid päästa, et hetkel nende raamatupidamispettuste puhul ongi justkui selle juhi kiire korralduse peale käitudes raha ära kantud. Juht tuleb hiljem ja küsib, et kas raha sa siin kandsid? Kellele sa kandsid selle? Miks sa kandsid? No, et sina kirjutasid. Ei ole kirjutanud. Et see on see ohukoht, et jällegi protsess oleks päästnud või et ma ei tea, palga maksimise konto, neid kaasusid on ka eelmisest aastast mitmeid Eestis, kus justkui on töötajalt tulnud meile, et palun edaspidi minu palk kanda selle SEB konto asemel hoopis siia LHV kontole.
tegelikult inimene ei ole teile seda saatnud, see on pettur, kes on saatnud ja siin ka ei peaks raamatupidaja kohe tõttama seda palgaandmistikku muutma, vaid ettevõttest peaks olema kokku lepitud protseduur. Näiteks see, et taoline pöördumine tohib tulla ainult Smart-ID, mobiil-ID või ID-kaardiga digiallkirjastatuna ettevõtte juhile ja raamatupidajale isiku poolt ja sel puhul te menetlete seda. Või mõni muu protsess, mis te kokku lepite, et see pettuste hulk on kasvutrendis, et seda näitab statistika, seda näitavad numbrid ja siin ei ole midagi dramaatilist. Te lihtsalt peate sellega arvestama ja selleks võtma vastavaid meetmeid ja ka siis selle võrra ennast rohkem erinevate protsesside ja meetmetega kaitsma, millest pikemalt on juttu Eesti infoturbestandardis, aga lühemalt on juttu seal samas IT-vaatlik portaalis, et mida teha. Aitäh! Aitäh! Ja siis siin on selline küsimus, see ilmselt on mulle rohkem. Kui meie raamatupidamisseadus annab võimaluse nõuda Eestis e-arvet, siis kuidas saada koostööle oma Euroopa Liidus olevat tarnijat? Jah, selles mõttes selle jaoks tuleb nüüd, kui ma nüüd ei eksi, on aasta 2030, kui ülepiirilised arved tuleb saata e-arvena, ehk siis natukene peab kannatama, siis tasub see kohustus ka teie partneritel väljaspool Eestit. Seniks, jah, viisakalt võib küsida, ma tean, suhtlen päris palju ka oma kolleegidega Lääne-Euroopast ja seal on see, et e-arvete üleminek on vaevaline, kõik on harjunud PDF-arvetega ja kuna neil on see ülemineku faas alles pooleli, siis natukene kannatust veel. 2030 aasta, pole enam kaugel. Nii, ja vaatame veel viimase kiire küsimuse, me oleme juba mõne minuti üle läinud. Ja siis ülejäänud küsimustele ma vastan teile e-maili teel. Küsimus, kas e-arved on krüpteeritud ja kaitstud pahalaste eest? No e-arved ise ei ole ju krüpteeritud, e-arve kanalid, mida nüüd e-arve operaatorid kasutavad. Need on krüpteeritud, turvatud, ma ei ütle, et pommikindlad, aga ma ütlen kuulikindlad. Et sellepärast ei pea muretsema. Aitäh! Ja loodan, et teil oli see huvitav. Ja kui on küsimusi, julgelt võtke ühendust minuga e-maili teel. Saadan teile varsti e-maili ja siis vastake sellele. Aitäh! Ja minu poolt kindlasti palve, et peale seda webinari võtke kas või 5 minutit see IT-vaatlik.ee lahti, vaadake, kui saate veel videoid, näpunäiteid, baasküberhügieeni koolitust, et mida teha, et end paremini kaitsta. Aitäh teile, kõike kena! Head päeva!